Tere, mina olen Tarmo Sõber, Rakvere näitleja, 41 aastat vana ja kaalun 120 kilo ja mul on plaan minna see aasta ööjooksule. Eelmine aasta ma juba käisin, väga raske oli, aga tulin toime 10 kilomeetriga, võtsin eesmärgiks joosta alla tunni, tulin toime, see aasta proovin joosta veelgi kiiremini. Nii et paistab, mis saab. Olen mures. Tere, mina olen Aarne Mäe, Virumaa Teataja peatoimetaja, 46-aastane ja olen otsustanud osa võtta sellest projektist, et ma saaksin joostud ööjooksul mingi distantsi. Seda sundis mind tegema kõrge kehakaal ja ka see teadmine, et ma pole kunagi elus ühelgi võistlusel olnud ega jookstud. Nii et proovime ära. Et projektiga edasi minna, oleks vaja nüüd teada, milline on praegu teie treenituse tase ja millised on teie võib-olla individuaalsemad eesmärgid. Me teame, et teie suurem eesmärk on läbida ööjooksu 10 kilomeetri distants, aga võib-olla kuulaks nüüd ära teie kõigepealt praegu selle füüsilise aktiivsuse ja kuidas te ise näete, et te saaksite selle projektiga nagu edasi minna? No, minul on siis üsna vähe aktiivne olen, kuna paar korda nädalas käin korvpalli mängimas hommikuti ja samuti ka mõnikord jalutan tunnikese ujumas väheke, aga üldiselt üsna vähe. Kehakaal on ka selles ka üsna kõrge, nii et ma arvan kuskil üle 130. Minu eesmärk oleks läbida see asi ja ennast ületada. Ma käin ka samas pundis mängimas korvpalli kus Aarnegi, nii et 2 korda nädalas mängime korvpalli. No ma olen üritanud nüüd, kui ilmad ilusamad on ja lumi ära läks, siis ka mõned korrad sörkimas käia. Tõesti sörkimas, et selle mõttes, et tempo on suhteliselt madal ja vahest harva jõuan ujuma. Ja mis eesmärk oli siis, eesmärgiks on ikkagi tulla alla 59 minuti, 10 kilomeetrit, kiiremini kui eelmine kord. Et väga hea, nüüd me teame teie eesmärki, teie treenistustaset ja kuna meie suurim eesmärk augusti lõpus toimub ööjooks on veel piisavalt kaugel, siis me jõuame kindlasti teie eesmärgid ka suure tõenäosusega täita. No nii, meie hakkame nüüd harjutama. Harjutage teie ka. Ööjooks! Palju